Mina olen Hans Saarepere ja mina olen miinituuker. Kindlasti võib-olla mõni inimene, kui ta mõtleb sukeldumise peale, siis see ongi korallid, sinine vesi, mõnus siuke päike paistab ülalt alla, aga see, mida meie tegelikult tavaliselt siin näeme, on see, et kui sa jõuad 30 meetri peale, siis kott pime ja tööd on väike teha. Aga see teeb seda omaette nagu põnevamaks, et kindlasti inimesed, kellel on võib-olla kerge klaustrofoobia hirm või hirm pimeduse ees, siis see on nagu element, millega ta ei taha tutvuda, aga mina ütlen, et see teeb just vastupidi palju lahedamaks, sellepärast, et kui sa lõpuks oma taskulambiga vaatama hakkad, siis sul tekib siuke peenike vihks, sa võid seal veeallika näha ikka ulmepõnevaid asju ja seal. Ja kindlasti Põhja-Jäämeri ja Norra on superägedad kohad, kus sukeldada puht sellepärast, et kui sa võib-olla lemmiklooma poes näed mingid meritähti, kes on nii suured, siis Norras paneb pea 4 meetri alla, siuksed mölakad vaatavad sulle vastu, reaalne Patrick tuleb sulle SpongeBobist vastu, et see on ikka nagu, ja krabid on ka ikka, nagu sa mõtlesid, et Eestis on väiksed vähilised, need on nagu nunnu vaadata, niisugused sinised. Ma sain näha, kuidas Inglismaa lõunarannikul miljoneid väiksed beebikrabid migreerusid ühest poolt La Manche'i kanalist teisel poole või kuhu iganes liikusid, mina ei tea, aga see oli nagu vaataks 100 miljon tähte liigub lihtsalt ühelt poolt teisele poole, lihtsalt nagu siukest asja ma pole mitu kui näinud. See on nagu, siuke asi, mida sa vaatad National Geographicust, oli see, mida sa vee all nagu laivis näed. Väga ägedaid elemente leida vee alt, mis on kas kellelgi üle parda kukkunud, visatud, mis iganes, et ajalugu leiab sealt alt väga palju. Ma arvan, et see ongi selle töö osa kõige nagu positiivsem poole, meie töönädal on alati erinevad. Et meil on absoluutselt iga päev järjest sukeldumine, iga päev on vaja mingisugune kontakt, kas üle vaadata, kontrollida, kas on lõhkekeha, teha transporditööd, liigutada miine mingist kohast teise kohta ja lisaks siis need päevad, kus meil otseselt kontakte, mida siis kontrollida või lõhata ei ole, siis selle me kõik paneme treeningsukeldumist alla. Et sukeldumine ei ole selline asi, et nagu rattasõit, et korra teed ja siis on tehtud, et olla oma töös professionaalne ja mitte enda jaoks seda asja ohtlikuks teha, siis see töö peab olema pidev. Ja võib-olla mis on siis nii-öelda monotoonne rutiine, võib-olla kergelt siis see, mis võiks inimesele võib-olla vastukarva olla, et on külm. Kindlasti kui inimene on külmakartlik, siis seda tööd on natuke raskem teha. Mis tähendab, et see võimatu on? Ma tulin 2018, 26 august tulin ma siia mereväkke tööle. Esialgu töötasin ma laevastikus meeskonna liikmena. Kuna laevad ja tuukrid teevad tihedalt koostööd, siis tänu sellele oli võimalik näha kõiksuguseid selliseid demo lõhkamisi, tegevusi, et see oli alati natuke müstiline, kuidas kutid nagu tegutsesid ja see pakkus nagu väga palju huvi. Tuuker kui siis amet, tuuker kui töökoht, siis mehed, kes töötavad näiteks naftapuurtornide all, vaatavad, et ankruketid oleks korras, mehed, kes keevitavad vee all, ehitavad sadamaid, et see on ka üks nagu tuukrite suur osa ja see on väga suur nagu tööturg üldse tuukri tööst. Ekspeditsioonidel käiks kaasas, ekspeditsioonidel tihtipeale näiteks, kui on mingisugused teaduslikud tööd, siis on vaja inimesi, kes tooks mingisuguseid proove vee alt välja. Kui vee alt leitakse vrakk ja Muinsuskaitseamet arvab, et selle võiks ikkagi kirja panna ja vaadata, et keegi seda rüüstamas ei käiks, siis selle jaoks on ka eraldi veel olemas tuukreid vaja ja need on tihtipeale tsiviilmaal. Kui skuuba aparaadiga, skuuba õhuga siis sukelduda, siis peaksite suutma 20 meetri peal tööd teha kindlasti vähemalt 30 minutit, eks ole, aga ütleme, et jällegi, mida füüsilisem on su tegevus, seda rohkem sa hapnikku ära põletad, seda rohkem sa hingad ja seda väiksemaks su põhjaaeg läheb. Aga kui me räägime nende aparaatidest, mis on siis, mida me kutsume semi-closed ehk siis Viper SC, aga nendega on võimalik siis sama sügavuses 20 meetrit 4 tundi olla. Väga hea eelis sellele Viper SC-le on ka veel see, et ta ei ole magneetiline, kuna enamus miinid reageerivad erinevatele magneetiliste väljade mõjutustele, siis jube hea on, kui su aparaat seda ei tee ja sa saad sinna ohutult lähedale minna.
Et saada tuukriks peab sul olema läbitud kindlasti ajateenistus ja vähemalt siis sõduribaaskursus. Pärast seda sa pead läbima meie just kõigepealt katsed. Need katsed endast siis hõlmavad on 9–10 elementi, mida sa pead siis läbima. Et sul on vaja teha ära barokamber. Barokamber on siis sama aparaat, mis meil siin seal taga on. See simuleerib siis vee all olevat rõhku. Tehakse väike inglise keele test, lasta vaadata arstil enda kõrvatule. Siis sa pead minema jooksma, kätekõrsu tegema, kõhulihaseid paar lõuatõmmet tegema, vaadatakse kiiresti sujud, kui võimeline sa oled vee all ujuma ja lisaks sinna siis kas sa teed ära siis ABC testi. ABC test iseendast hõlmab seda, et sa lähed, viskad veepõhja ehk siis snorklimaski ja lestad. Ja siis sa pead minema 5 meetri sügavusel neile järgi, panema selle maski pähe vee all, panema lestad jalga ja puhuma lisaks selle maski siis veest tühjaks. Ja kogu selle asja eesmärk on see, et Eestis kontrollitakse ja vaadatakse üle, kas sind tasub üldse kooli saata. Kuna kool toimub Lätis, Liepajas, siis seal tulevad Balti riikides kokku kõikide teravamad pliiatsid ja sinna ei ole siis mõtet saata inimest, kui sa tead eos, et ei pruugi asjadega hakkama saada. Ja kui katsed läbitud, siis tuleb valmis olla 4 väga-väga põnevaks aastaks. Et kindlasti inimesi või noori poiste tüdrukud, kes on umbes samasuguse mõttelaadiga nagu mina, et vee all on põnev, vee all on äge ja see töö ise on sellise kerge sükse adrenaliinivungiga, et need inimesed võiks kindlasti uurida ja vaadata, kas meie ridadesse saab, et see on nagu see, mida mina soovitaks. Mitte karta, vesi on äge.